armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen jutluse aluseks Johannese ilmutuse raamatu 1. peatükist, salmid 17–18. Kui ma teda nägin, langesin ma tema jalge ette nagu surnu. Ning tema pani oma parema käe mu peale ja ütles: ära karda, mina olen esimene ja viimne ja elav. Ma olin surnud ning ennäe, ma elan igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Aamen. Mulle tundub, et meie ühiskonnas on surm endiselt tabuteema. Olles nüüd natuke üle aasta sellest ise avameelselt rääkinud, siis näen inimeste kohmetust ning seda, et selle peale ei taheta mõelda. Triin rääkis eelmisel nädalal oma jutluses surmahirmust. Sellest, kuidas vahel on see inimestega tugevalt kaasas, kuid vahel tundub surm vastupidi väga kaugel olevat. Inimesed elavad nii, nagu nad elaksid igavesti. Mulle tundub, et kui sel hetkel juhtub midagi, mis surma inimese teadvusesse toob, ongi tal väga hirmus. Me räägime järjest rohkem sellest, kuidas olla noorem ja kuidas jääda nooremaks, justkui aitaks see surma edasi lükata. See aga ei toimi. Surm tuleb ikka ning mõnikord lausa talumatult vara ja mõnikord justkui liiga hilja. Aga ta tuleb. Selle ignoreerimine võib surma lihtsalt valulikumaks teha. Kui aga inimesed mõtleksid terve enda elu ning igal ärkveloleku minutil sellest, et nad võivad kohe ära surra, siis ei oleks ka võimalik oma elu ära elada. Kuidas peaksime siis surma suhtuma? Kuidas siis surmast rääkida? Sellega seoses meenub mulle küsimus, mis esitati mulle aasta tagasi minu isa matustel. Minult küsiti, et kui ma olen kristlane, kas siis minu jaoks on lähedase surma ja leinaga seotud protsess lihtsam. Sellele vastamiseks pidin korraks ikkagi järele mõtlema. Jõudsin järeldusele, et võib-olla tõesti on minu kui kristlase jaoks surm natuke teisiti mõtestatud. Inimlikul tasandil ei pruugi see aga leinaprotsessi lihtsamaks teha. Inimestena peame me kõik oma leina läbi elama. Kristlastel on aga sealjuures nii-öelda vertikaalne mõõde abiks, mis sirutub Jumala poole. Kristlastena teame, et surm ei ole veel lõpp. Surm on siirdumine järgmisesse etappi. See on lävepakk, mis tuleb ületada selleks, et jõuda igavikku. See on hoomamatu, sest me ei ole seda kogenud ning kui see meiega juhtub, siis me lakkame olemast sellisena, nagu me teame end olevat. Me ei olegi võimelised ette kujutama, milline on meie olemine, kui me selle lävepaku ületame. Aga meil on lootus, et seal on hea. Ehk peaksimegi surmast niimoodi rääkima. Surm kui uus eluetapp. Surm kui sündmus, mis ei ole lävepakk ainult kadunukesele, vaid ka tema lähedastele. Elu on nüüd 2 osas, enne
ja pärast. Meie lähedased elavad meis edasi ka pärast surma. Pärast surma saame meenutada nendega koos veedetud hetki ning olla tänulik selle aja eest, mis meile koos antud oli. Isiklikust kogemusest saan öelda, et lootus sellest, et sealpool lävepakku on parem, on mind palju aidanud. Minu isa oli raskelt haige ning sellega kaasneb lisaks surma poolt elu poolitamisele ka haiguse poolt elu osadeks jagamine. Enne ja pärast diagnoosi. Minu jaoks oli surmaga algav pärast palju loomulikum kui diagnoosi oma, sest surmaga inimese maapealsed kannatused lõppevad ja meil on lootus, et inimene jõuab sinna, kus tal on parem, kus ta on vaba valudest ja piinadest, kus ta saab ehk olla taas rohkem tema ise kui haiguse ajal. Paulus ütleb oma esimeses kirjas korintlastele peatükis 15 nõnda. Kui me loodame Kristuse peale üksnes selles elus, siis me oleme kõigist inimestest armetumad. Niisiis, peame tema peale lootma ka sealpoolses elus, ehk isegi rohkem kui siinpoolses. Ning see lootus on tugev trump meie käes, millega surmale vastu minna. Samas peatükis ütleb Paulus veel, et surm on tulnud inimese kaudu, siis tuleb ka surnute ülestõusmine inimese kaudu. Sest nõnda, nagu kõik inimesed surevad Aadamas, nõnda tehakse ka kõik elavaks Kristuses. Selleks, et jõuda igavikku, peame me täna elama elu Jeesuse jälgedes. Me peame oma elu elama armastuses. Armastus hakkab väikestest asjadest, mis kokku saavad suureks. See seisneb enda ligimese märkamises ja ärakuulamises, naeratuses, mille kingid tänaval võhivõõrale, palvetes, mille saadad Jumala poole, kas kellegi teise või enda eest. Armastus hakkab enda ümber ilu märkamisest, avatud silmadega ringi käimisest ja vajadusel toetuse pakkumisest. Armastus algab ka enda eest hoolitsemisest, sest tühjast klaasist pole ka teistele midagi valada. Armastus algab Jumalast ning lõpeb temaga. Meie oleme lihtsalt selle edasikandjad. Seda nii siinpool kui ka sealpool lävepakku. Lõpetan oma jutluse tsiteerides hiljuti igavikku läinud Toomas Pauli. Igavikku, nii nagu sind, ei saa oodata kunagi aegade lõpul kuhugi saabuvana, vaid tuleb tal lasta siseneda tänasesse päeva. Kes sinusse usub, sellel on juba igavene elu. Ta on juba siirdunud surmast ellu. Aamen.